Tere, kes juba vaatavad ja kes vaatavad hiljem, siis elav vestlusest kaasa ei saa rääkida, aga küsimuste voor on lõpus ikkagi olemas. Mina olen Sander Paekivi, ma olen Tallinna Ülikooli füüsika doktorant ja täna räägin teile entroopiast. Ettekande pealkiri on peamiselt küsimusena formuleeritud, et entroopia meie ümber, küsimärk. See on tinglikult vajalik, sellepärast et entroopia on igatepidi üks suurus, mis mängib väga paljudes meie eluprotsessides ja toimingutes rolli. Samas teda teatud määral on selline tuletatud suurus, mis on igal pool subjektiivne ja lisaks enamus inimesi ei tea, mis ta on või ta on alati tehtud niivõrd keeruliseks, et teid inimesed ei tahagi teada, mis ta on. Ja siis ma loodaks täna seda olukorda veidi leevendada ja näidata, et entroopia on väga põnev nähtus ja väga-väga lihtne. Ja selleks siis alustada millest. Igasuguse teooria või mingi fundamentaalse põhimõtte arusaamiseks, eks ole, meil on vaja mingid alustalad paika panna ja sealt hakkame loogikaga ehitama uusi argumente ja leiame uusi tulemusi. Entroopia puhul on need algargumendid või algeeldused väga-väga-väga fundamentaalsed. Sama fundamentaalsed kui tegelikult universumi enda jaoks, vähemalt selles millegi tegemise jaoks. Me peame konstateerima fakti või siis vähemalt olema üsna veendunud, et päris kindlasti, täpselt ei tea, aga üsna kindlasti on universumis olemas siuke asi nagu ruum. Mina olen praegu ühes loenguruumis ja siis see asub, eks ole, maailmaruumis ja kosmoses ja nii edasi. Mingi ruum on olemas, kus saab asju paigutada. Ja see teine eeldus ongi see, et on olemas siis aine, miski, mis seal ruumis on. Ehk on ruum, miski, mis seal ruumis on ja siis viimane jupp on, et on vaja, et oleks mingisugune energia ja füüsikalise seisukoha pealt, eks ole, energia on see, mis võimaldab sellel ainel seal ruumis liikuda. Kõigepealt on aine siin ja tänu energiale saab ta minna siia. Ja see on kogu lugu, sellest tuleb entroopia ja aitäh kuulamast. Nüüd, okei, see on see algeeldus ja konkreetselt see ise, kuidas siuke universum üldse tekkis, mida see tähendab, see on hoopis teine teema, hoopis mitu erinevat loengut ja sellest me ei räägi. Praegu lihtsalt võtame faktiks, et sellises keskkonnas me elame, kus üldiselt nii on. Aga samas sellest tulenev siis see, mida me nimetame entroopiaks, on väga, väga oluline ja see tuleb nendest kolmest asjast ja see mõjutab igat väikest asja meie elutegevuses ja universumis. Ja sellest saab põnevaid asju prognoosida. Veel nüüd selles universumis, eks ole, kus on ruum ja kus on aine ning kus on siis energia, seal me paneme veel paari asja tähele. Me paneme tähele seda, et kui me vaatame nüüd kosmose mastaabis, siis enamus ruumi on tühi, tinglikult tühi, vaakum. Et kes teab füüsikat veidi sügavamalt, teab, et vaakum on olenevalt teooriast on seal ka midagi veel olemas ja seal on mingi energia, aga ütleme, et praktilises lähtuvalt see on tühi ja seal on külm. Ja jällegi, eks ole, külm võib-olla ei ole kõige õigem asi öelda, kuna see eeldab, et seal on midagi, mis on külm, aga ütleme, et seal on energia madal, ehk siis tühi ruum ja külm. Ja siis mingites teistes ruumipiirkondades, mis on võrreldes selle ülejäänud külmaalaga väga-väga väiksed, on jube tihedalt ainet, ei ole tühi, väga tihe on ja siis seal on jube suur energia kah ja väga kuum. Ehk siis nende all ma mõtlen siis tähti näiteks. Et eks ole, meil on suur tühi ruum ja siis siin on praktiliselt mingi punkt, mis on üli kuum ja niimoodi läheb edasi, see on siis see kosmos, mida me vaatleme. Väga lihtsas skeemis, niuke see paistab, eks ole. On ruum, on aine, on energia ja siis see aine on seal mõnest punktis enamasti ja väga-väga kuum. Nüüd tulles nüüd ruumi kui klassiruumi, siis on veel üks asi, et entroopiani jõuda vaja mõelda on see, et temperatuur objektidel, see kui kuum või külm miski on, see muutub. Kui mul on näiteks kuum kohvitass ja panen ta laua peale, siis üle aja ta muutub jahedamaks. Ja kui ma võtan külmkapis näiteks mingi paki võid välja, siis hakkab vaikselt sulama, sest ta soojeneb. Nii et mul on siis ruumis erineva energiaga, erineva temperatuuriga objektid ja teatud kohtades siis need temperatuurid muutuvad. Minu küsimus on siis, et mille pärast see konkreetselt juhtub. Kahju nüüd on see, et me oleme ülekande vormis ja ei ole klassi, kellelt saaks küsida ja kiusata, aga siis ma pean ise selle siis ütlema, et kaks peamist vormi, mida nüüd termodünaamikas käsitleme, kuidas siis
energia üldises mõttes üle kandub, on siis kas kontakt või kiirgus. Termodünaamikas me ütleme, et see on soojusliikumine ja teine on siis soojuskiirgus. Ehk siis energiat ühelt aine osalt saab teisele anda, kas siis neid kokku viies või kiirates. Aga peamiselt me räägime nüüd täna sellest just soojusliikumisest. Kuna ta on palju intuitiivselt arusaadavam, ta on piisava täpsusega, et kogu teooriat ja entroopia algideed ära seletada. Kiirgus on lihtsalt hiljem juures ja kui on vaja arutelus tekib küsimusi, siis tõenäoliselt on vaja kiirgusest ka rääkida, kuna ta täidab teatud lüngad ära, mida soojusliikumine ei suuda teha üldpildis. Aga praegu ainult soojusliikumisele jääme keskenduma. Ehk siis, mis on soojusliikumine, eks ole? See on aineosakeste liikumine, eks ole, ruumis liikumine energia ja see on niisugune kaootiline. Ehk siis meil on osakesed, aine, liiguvad ruumis, energia, ruumaine, need on 3 eeldus, mis algselt oli, kõik on mängus siin. Ja see liikumine on selline, et nende intensiivsus sõltub nende üldisest energiast, kineetilisest energiast. Eks ole, kui termomeetriga midagi mõõta, siis ta ongi lihtsalt selle kineetilise energia mõõt konstantidega läbi andatud. Ja kui nüüd vaadata seda konkreetset liikumist väga üldiselt, siis tal ei ole mingit eelistatavat suunda. Ehk siis see väike animatsioon näitab ilusti ära, mis see põhiline idee on, et meil on mitu aineosakest ja need kõik liiguvad eri kiirustega, põrkavad, vahetavad kiirusi, liiguvad uutes suundades ja nii edasi. Ja niisugune see umbes välja näeb, niisugune kaootiline, ümberpaisatud liikumine. Ma peaksin vist rõhutama siin seda, et kaootiline konkreetselt ei tähenda tingimata, et on absoluutselt juhuslik. Kaootiline võib olla täiesti ette määratud reeglitega süsteem, aga lihtsalt ütleme, et see süsteem on nii suur, et me ei suuda kõigil asjal silma peal hoida ja lõpptulemus on see, et ikkagi meie jaoks paistab juhuslik. Sellest võiks väga pikalt veel eraldi rääkida, aga hoopis teine teema. Hetkel jätame selle asja meelde, et meil on aine, see liigub ruumis, kuna seal on energia ja ruum on olemas, seal saab liikuda. Ja see, kui kiiresti iga erinev osakene liigub, sõltub tema energiast. See on eeldus praegu. See on kooskõlas sellega, mida me näeme universumi osas ka, eks ole. Et vaatame, seal on palju energiat siin, vähem energiat seal ja erinevates skaalades erineva kiirusega toimub see sama protsess. Aine liigub ruumis oma mingi energiaga ja nii edasi. Mis siis sellest juhtub? Mille pärast see põhjustab selle, et kohvi ära jahtub tavalises ruumis või klassiruumis? Kui me kasutame panni köögis praemetoitu, siis mille pärast meie toit valmis saab, on see, et pann on hästi kuum. See on nüüd küll tahke keha, tema aineosakesed ei saa väga vabalt liikuda, aga siis nad võnguvad kõvasti. Need osakesed põrkuvad kokku selle praetava toidu osakestega, sunnivad need kiiremini liikuma ja sealt saavad nad energiat juurde ja nii edasi kihi kaupa, kuni seal toimuvad igasugused muud protsessid, toit küpseb ja nii edasi. Ja samal põhjusel on valus sul, kui sa paned käe kuuma panni peale, sest panni aineosakesed lükkavad hästi tugevasti sinu kätt moodustavaid aineosakesi, lõhuvad need laiali, närvisüsteem ütleb, et paha, seal saab midagi viga, tõmbad käe ära. Kõik see käib selle pärast, et puht siuke mehaaniline tõukeprotseduur erinevate aineosakeste vahel sõltuvalt nende energiast. Ehk siis tegelikult isegi nanoskaalal üksteise tõukamine. Ja kõik erinevas siis mastaabis näeb välja midagi sellist, siukse soojusliikumise protsessina. Nüüd konkreetselt, eks ole, siis oluline on siinkohal panna seda tähele, et see aineosakene, tal on energia, sellega ta liigub ruumis ja siis tema liikumise kiirus sõltub tema energiast ja põrkel teiste osakestega võivad nad energiat vahetada. See on puht mehaaniline. Aga see ei seleta ära tegelikult seda, mille pärast kohvi siis jahtub. Sest kas ei või olla niimoodi, et see kohvitass näiteks laua peal seistes pikalt, kui ta on juba ära jahtunud, uuesti kuumaks läheb. Eks ole, sisuliselt, kui see jahtub see kohvi, siis ta teeb seda sama nähtust, nagu teeb pann toiduga. Lihtsalt ta siis nii-öelda kuumutab õhku, õhk liigub suures ruumis laiale, me ei pane tähele, et seal temperatuur või keskmine energia muutuks, aga kohvis paneme küll, sest see on väiksem ala. Aga samamoodi see ju võiks tagurpidi ka minna või. Miks ta ei käi tagurpidi? Miks kohvitass kunagi niisama üles ei soojene? Ja see tegelikult taandub kõik puht tõenäosusele. Nagu ma loodetavasti varsti suudan seletada, on kogu entroopia taandub sellele. Et seda ideed nüüd paremini selgitada, ma toon mängu siukse analoogi, mida ma kasutan läbivalt tänase loengu lõpuni.
Kujutage ette, et siis aineosakene, eks ole, see mateeria ruumis. Ruum on olemas, nüüd on seal mateeria ja need mateeria jupid on siis ütleme ämbrid. Ja need ämbrid sisaldavad mingil kogusel energiat. Ja siis oleneb, kui palju energiat seal on siis värvitoon ämbril erinev. Ja kui me vaatleme siis soojusliikumise käigus toimuvad mingid põrget, ütleme, et see on siis, et ühes ämbris kallad natukene teise. See, kui palju sa kallad, on siuke sõltuv igasugustest parameetritest. Praegu vaatleme, et nii-öelda pool umbes. Aga see ei ole ka täiesti tinge, sest tegelikult nendest parameetritest sõltu, mis välja tuleb. Näiteks, kui mul on, ütleme, siuke erepuna ämber ja sinakas ämber, ütleme, ühes on vähem, siis sinises on vähe energiat, punases on rohkem. Ja need põrkuvad, ehk siis kall on ühest teise. Siis tulemusi võib olla mitu tükki. Mul võib välja tulla niimoodi, et peale seda kallamist on mul üks ämber, kus on jube palju rohkem energiat ja teises on palju vähem. Et see on täiesti võimalik. See on nagu, kui me rääkisime, et kohvi võiks iseenesest soojeneda. Ta võib juhtuda, kui kaks aineosakest põrkuvad. See on täitsa võimalik. Enamus ajast ikkagi toimub see, et kas siis need ämbrid vahetavad kohad justkui või nad natukene lähevad balansist erinevaks. Aga see on võimalik, et tegelikult see, kus on vähem, kallab sinna, kus on rohkem ja siis tamas on veel vähem. Et see on teatud nurkade all on siuksed põrked olemas. Miks siis me ei näe igal juhul seda, et kohvi soojeneks, kuigi nagu aineosakeste mõttes on ta võimalik, soojusliikumise mõttes on see võimalik. On peamiselt selle pärast, kui me nüüd vaataksime ühte ämbrit, kus on mitu tükki ümberringi, et me ei vaata ainult 2 ämbri kallamist, vaid me vaatame niimoodi olukorda, kus kohas meil on üks ämber, kus on jube palju energiat, ülejäänud ämbritame ümber, kus on vähe. Eks see on siis natukene rohkem siuke reaalne olukord, kus kohas meie see kohvitass, eks ole, koosneb lugematust arvust väikestest ämbrikestest selle analoogia põhjal. Aga vaatame ainult paari käputäit praegu. Kui siin toimub see soojusliikumine, siis see keskmine ämber võib, eks ole, kallata iganes suunas teisele ämbrile natukene oma energiat. Ja täpselt sama protsess võib seal aset leida, mis oli selle 2 vahel, aga kujutame praegu ette, et keskmiselt need ümbritsevad ämbrid siis peale mingeid kallamisi saavad veidi energiat juurde ja see keskmise arvelt. Võrrelge nüüd seda olukorda, et see keskmine ämber, temal oli 8 erinevat ämbrit, kuhu ta sai kallata, kõik olid ühe sama väikse energiaga praegu ja võrdselt võisid saada energiat võrdse tõenäosusega, eks ole, põrge eri suunas. Need konkreetsed ämbrid, mis nüüd keskmiselt midagi said, neil on hoopis teine olukord. Nendel on näiteks kõige nurgapoolsel, temal on ümberringi 1, 2, 3, 4, 5 ämbrid, kus on vähem energiat. 2 ämbrit, kus on nii-öelda mingi keskmisel tasemel praegu meelevaldselt defineeritud keskmine ja üks sama keskmine, kus ta ise sai. Ehk siis tal on tegelikult rohkem võimalusi, kui suunad on võrdsed, rohkem võimalusi anda ära mingile ämbrile, kus on vähem energiat, kui anda uuesti energiat sinna poole, kus on juba rohkem kui temal endal. Pluss siis on veel see, et iga põrke tulemusel 2 ämbri peal valamise peal ei tule siuke olukord välja. Sama hästi, kui näiteks juhtub, et need 2 ämbrit kallavad üksteise, siis ikkagi tema annab talle rohkem. Ka see välja jättes. Siis puht ruumi tõttu ja selle tõttu, et ruumis saavad need ämbrid paikneda ainult kindlal viisil, siis kui mul on olukord, kus on ühes kohas rohkem kui mujal, siis on paratamatu, et siis mujal on rohkem ruumi ja sinna on suurem tõenäosus seda energiat kallata. Kui me vaatame siin veel lisapõrgetele tavalisi omadusi, eks ole, on see, et üldjoontes, kui on suur erinevus 2 põrkava molekuli vahel või 2 ämbri vahel, et ühes on väga vähe, teises väga palju, siis see kallamise protsess või põrge vahetab ka suuremal hulgal energiat. Ehk keskmisest väga nii-öelda kontsentreeritud ämbrist tühja kallata kandub rohkem energiat üle kui mingis olukorras, kus need erinevus algselt on väiksem. Ja tegelikult veel olulisem konkreetselt põrgetele omane nähtus on see, et kui 2 objekti põrkavad, siis Newtoni 3. seadus ütleb seda, et mõjub võrdne ja vastassuunaline jõud ja peale põrget nad liiguvad eri suundades lahku. Eks ole. Kui tuleb nurga all, siis 2 objekti liiguvad ka nurga all eemale elastse põrke puhul ja aatomeid tihtipeale võib vaadelda elastsete põrgetena, nii et tegelikult lauskokkupõrkes näeks midagi sellist välja nagu sobiv fenomen, mida saab kasutada ämbri näite puhul on ämbribrigaad. Ehk siin on palju, põrk on siia, see läheb järgmisesse
ja järgmisesse, ehk tegelikult on juba eelis liikuda väljapoole, kui keskel on palju ja tema põrkab järgmisega. Põrgete omadustest tuleb tegelikult veel palju rohkem eeliseid selleks, et seal keskmises kontsentreeritud ämbrist algselt laiali just liiguks, mitte sissepoole tagasi. Mitte, et see võimatu oleks. Täiesti vabalt võib juhtuda, et suvalt valitud kallamisprotsessid, erinevad põrked selles kaootilises liikumises tekitavad olukorra, kus ümberringi koondub ikkagi jälle siia ühte ämbrisse väga-väga palju energiat kokku. Nii-öelda spontaanne kuumenemine. Aga siis me oleme jälle samas algolukorras, mida me just demonstreerisime. Eks ole, kui me vaatame, et siin ümber on omakorda veel ämbreid, siis sama protsess jälle läheb laiali. Sealt on ikkagi tõenäolisem laiali valguda, kui kokku koguneda. Sellepärast, et laiali valgumise suundi on rohkem kui keskele minna. Puht sellepärast, et ruum on selline. Kui me nüüd mõtleme selle koha pealt, siis tegelikult see oluline olukord on siin see, et vabalt võib liikuda igas suunas, energia võib ka kokku minna, kohvitass võib ise üles soojeneda, aga kui tõenäoline see on, kui me räägime, et võib-olla mõnes väga väikses nanoskaalal lokatsioonis see ka toimub, aga siis see, et ta igal pool läbi kohvitassi toimuks, väikse tõenäosusega sündmus ja loota, et seda veel mitu korda järjest juhtub, eks ole, see muutub praktiliselt võimatuks. Praktiliselt, mitte teoreetiliselt, ta tegelikult võib juhtuda küll. Lihtsalt tõenäoliselt mitte kunagi ei juhtu. Ja kogu selle asja point siin, mida ma tahan rõhutada, on see, et meil on füüsikaline mingi suurus, praegu see energia, mis on omane mingitele aineosakestele ruumis ja puht nende kolme objekti või fenomeni olemasolu tõttu, ruumis, aine ja energia, on lihtsalt paratamatu nii, et kui mul on olukord, kus mul on kontsentreeritud see üks omadus, see energia, ainult väikestele aineosakeste arvudele, siis tingimusel, et need osakesed võivad seda omadust, energiat vabalt vahetada, on alati rohkem võimalusi, kuidas jagada laiali, kui et ta jagada kokku ühte punkti. Entroopiaga siis, kuidas ta seotud on. Et termodünaamika seisukohalt ja entroopia sealt maalt, et kui me vaatame mis tahes momendil mingitsugust ainet, mingit substantsi, siis nii-öelda kui iga ämber on aatom, siis ta näeb siukse entroopia seisukohalt ja selle ämbrite seisukohalt midagi sellist välja. Et meil on osad aatomid, mis on suure energiaga, osad, mis on väikese energiaga ja nii edasi, eks ole. Pange tähele, et me ei ole ju tegelikult siiamaani üldse rääkinud sellest, et kui kindla tooniga punane värvus tähendab, mis kindlat energiat ja temperatuuri, meil oleme ainult rääkinud sellest, et on erinevused. Et meil on erinev kui palju ja nii palju suhtearvud. Numbrid ei ole üldse tegelikult ühikud, ei ole seal olulised, vaid see, et kas on rohkem või vähem. Ja see tingib seda, et tegelikult me räägime ju sellest, kuidas on võimalik jagada erinevusi laiali mingisuguses ainete konfiguratsioonis ruumis. Ehk siis olgu see on mingi kindel võrestik siin, aga siis struktuur tekib sellest omaduse jagamisest. Ehk kui siin on tumesinine ja siin on ere punane, kui nende kohad ära vahetada, siis see on juba uus konfiguratsioon. Ämbrid võivad olla kas või samad, aga see, et ma energiat jagan ringi, mul on uus pilt. Ja miks see on oluline on see, et nüüd me saame hakata rääkima konkreetselt sellest, mis see entroopia tähendab siin olgal. Sest kesksest kontsentratsioonist valgub laiali. Miks? Sellepärast, et siukseid kirjusid pilte, selles nüüd, kui jätta see fikseerituks, et rohkem ämbreid ma siia ei lisa ja hakkan jagama seda värvi laiali erinevat pidi, siis siukseid kirjusid kombinatsioon on palju rohkem kui just selliseid näiteks. Mis on sisuliselt laiendus sellest algsest idees, kus meil oli üks punane ämber keskel ja siis hakkas võrdselt jagama laiali seda. Ma võin seda keskmist 9 ämbrit nihutada siin tasandil ringi ja neid on ka erinev arv, siis erinevaid viise, kuidas seda jaotada, aga kahtlemata on see juba palju haruldasem konfiguratsioon kui mis tahes muud sorti kirjupilt. Eriti arvestades seda, et mul on, eks ole, praegu tumesinine ja tumepunane, aga me võime erinevaid toone kasutada ja nii edasi. Mida see siis ütleb, see konfiguratsioonide idee ja tõenäosuslikkus? Kui siuke olukord on, siis paratamatult, kui ta võivad jagada seda omadust, hakkab laiali valguma, eks ole. Ja ta ei ole alati nii kindel, me võime tekitada olukordi, kus mõnes kohas on jälle rohkem kui mujal ja nii edasi, tsentreid, kus on kontsentreerunud energia, aga peamine on see, et alati on tõenäolisem liikuda väljapoole
kus ei ole kontsentreeritud, kui liikuda sinna, kus on sissepoole. Ja sellest järeldub tegelikult otseselt see, et tõenäolisem on tekkida mingisugusel kaootilisel pildil. Või kui selle asemel, et tekkida mingi korrapärane pilt, nagu on näiteks see. Tagasi selle põhimõttelise olulise juurde on see, et on tõenäolisem leida mis tahes arv erinevaid kirjuse kombinatsioone kui mingi korrapärane asi. Ja ma varsti jõuan ka selleni loodetavasti mainida, et see, mis on korrapärane ja mis on kaootiline konfiguratsioon või joonis või värvide jaotus, on niisugune nõrgem termin kui entroopia ise, aga mul on vajalikud need, et jõuda sinna entroopiani. Ehk siis ma arvan, et enamus vaatajaid nõustuksid sellega, et see struktuur siin, sinised ja punased, see on korrapärane. Aga samas see eelnev joonis siin, see nagu ei ole väga korrapärane. Kui me sellega enam-vähem praegu nõustume, siis tegelikult tuleb välja see entroopia kui termodünaamika teine seadus. Et me rääkisime seda, et siuksest olukorrast, kui see nüüd värvus tähistab energiat ja need ämbrid on justkui ainuosakesed, siis soojusliikumise alusel puht sellepärast, et on rohkem viise, kuidas laiali minna, valgub see energia lõpuks pildi peale laiali. Ja entroopia järgi sõnastatud termodünaamika teine seadus ütleb seda, et suletud süsteemi entroopia saab vaid jääda konstantseks või kasvada. Siin on palju selliseid termodünaamika termineid, mida meil tegelikult ei ole vaja, aga hetkel, kui on huvitav, siis suletud süsteem tähendaks lihtsalt seda, et me rohkem ämbrikes ei vaata ja siit ükski väljaspoolne ämber midagi peale ei kalla. Ja see asjaolu sellest, et konstantseks jääda, see on, kui mitte ükski asi seal ei liigu ja energia on väga madal, siis see võib mingit aega jääda konstantseks. Aga lõpp-pilt on ikkagi see, et asjad liiguvad, kuna neil on energia. Ja siis nad jaotavad seda laiali, sellepärast, et on rohkem võimalusi laiali jaotada, entroopia kasvab. Ehk siis sellepärast entroopia on nii-öelda korrapära mõõt. Aga jällegi ma rõhutan, et see korrapära pole väga hea termin selleks, ma lõpus näitan teile, mille pärast. Praegu on oluline lihtsalt mõista, et klassikaliselt me saame täst aru niimoodi, et entroopia seostub korrapäraga. Ja kui on entroopia kõrge, siis on korrapära madal. Kui entroopia on madal, siis on korrapära justkui suur. Siis see on madalama entroopiaga pilt, konfiguratsioon värvidest ämbrite vahel, kui mis oli eelnev kirjupilt. Nüüd siis selle juurde kiiresti veel, et mismoodi entroopiat me klassikaliselt mõistame ja kuidas ta selle ideega seotud on, et ämbrid üksteisele värve valavad. Kui keskkoolis räägitakse entroopiast, siis tavaliselt antakse ette lõpuks see valem. Ja räägitakse täiesti tõeseid asju selle kohta, võib-olla mõnikord isegi antakse tuletuskäik, aga see konkreetne avaldis ei paista väga seotud olevat selle ämbrite analoogiga. Sisuliselt, mida ta ütleb, see S seal on see entroopia. Ja see ütleb, et entroopia muut, see väike D seal ees, on võrdne soojushulga ülekandega, see on see väike delta Q seal, jagatud temperatuuriga. Juba on arusaadav, et siit nüüd peab pead ragistama, et oota, mis mul täpselt, kus on fikseeritud, mis kuhu liigub, ei ole väga asulik. Mida ta sisuliselt ütleb, on see, et kui ma näiteks võtan selle väikse lokatsiooni siin, siis sellel 9 ruudul on mingi keskmine temperatuur, määratud nende 9 ämbri keskmise energiaga. Siin on väga-väga palju energiat, siin on vähe. Gradient, see erinevus on väga suur ja seega ülekanne saab olla palju suurem. Nüüd hiljem, eks ole, kui see pilt on jälle selline säbrune kirjune, meil on erinevus ämbrite vahel on väiksem, siis see ülekantav energia saab ka olla ainult väiksem. Ja seda entroopia niimoodi mõõdabki, et mida rohkem energiat ma saan üle kanda ühe kindla temperatuuri juures, seda rohkem see entroopia muutub. Ämbrite konkreetses keeles ta tõlgendubki selleks, et kui meil on madal entroopia, siis me saame entroopiat kasvatada kiiremini selle arvelt, et me saame energiat kiiremini laiali jaotada. Sama idee, et kui meil on väga-väga kontsentreerunud energia nagu siia keskele, siis meil on väga-väga palju rohkem viise, kuidas seda jaotada igale poole mujale kui siia keskele. Aga hiljem, kui kõik on võrdselt jaotunud, siis ei ole enam sellist olukorda, et mingis suunas oleks kergem liikuda sellel energial põrgete järgi kui teises. Teine viis, kus te olete võib-olla entroopiat kuulnud, on see, et on informatsiooniteoorias, et informaatikud räägivad, et entroopia on justkui informatsiooniga seotud. See on minu arust selline asi, mida enamus inimesed teda ei õpetata niivõrd S-koolis ja välja arvatud spetsiifilise suunatu ülikoolis, aga inimesed enam-vähem on kuulnud sellest, et entroopia informatsioon kuidagi suruvad kätt.
see on palju lähedasem selle ämbri ideega, selle seletamisega, selle minimalistliku seletusega. Sest sisuliselt, mida siin konkreetselt selles valemis näitab see, on, et ta on summa üle mingi PI korda logaritm sellest PI-st endast. See PI on tegelikult nüüd selle kindla konfiguratsiooni M, ütleme, et see siin on M1 tõenäosus. Ja ütleme, et kui ma vahetan nende kohad ära, no see on uus konfiguratsioon, M2 ja nii edasi, vahetame siin ära, M3. Lõpmatu arv erinevaid viise, noh mitte päris lõpmatu, aga neid on tohutu suur arv erinevaid viise, kuidas ma neid ämbreid saan kohti vahetada. On kõik erinevad sorti konfiguratsioonid, eks ole. Pluss arvestades veel seda, et see on gradient, eks ole, et tumepunane, tumesinine, nad võivad olla helesinised ja erinevad värvi, siis neid erinevaid kombinatsioone jaodata seda energiat nende ämbrite vahel on tohutu suur arv. Ja siis entroopia ongi mõeldud niimoodi, et kui tõenäosuslik on üks kindel konfiguratsioon kõigi teistega võrreldes. Ja see on see, millest ma ennem rääkisin ka selle ämbri näitel. Kui tõenäoline on, et mul üks ämber ja teised ämbrid kõik kokku kallavad kõik ühte keskmisesse kohta, et toimub spontaanne kohvitasi soojenemine. Selle vastu, et kui tõenäoline on tal jagada igale poole mujale laiali, siis on tõenäolisem lagada laiali, sellepärast see juhtub ka. Kusjuures statistilises termodünaamikas on entroopia avaldus praktiliselt sama, lihtsalt juurde on pandud konstant KB, Boltzmanni konstant, see annab sinna need füüsikalised ühikud. Tegelikult entroopia on puht selle hinnang, et kui tõenäoline on juhtuda ühel asjal versus kõik teised asjad, mis võivad juhtuda. Ja see on minu arust palju paremini aru saada vist selle ämbri näitel kui selle alusel, et mis on nii-öelda ka Clausiuse entroopia, et soojusülekanne kindla temperatuuri jooksul. Ja nüüd, kui me tuleme siis peale seda juttu kogu selle algus juurde tagasi, eks ole, need värvid. Me räägime praegu sellest, et entroopia on hinnang sellele konfiguratsioonile, eks ole. Ja me räägime värvidest justkui, mis tingivad erinevaid ühikuid, et kui need on kõik ruudud, hoopis ruudustikku, iga ämber on üks ruut ja tema sisu on see, mis on erinev. Ja kui ükski punkt sisus muutub, siis on uus konfiguratsioon. Ja? Vahet pole, mida see värv ju tähendab. Ta ei pea tähendama energiat. Ma rõhutasin algul, et energiast võib tuleneda teisi asju. No, lõppkokkuvõttes fundamentaalselt füüsikas on ruum ja on aine ja see aine liigub energiaga. Aine eksisteerib, on energia. Energia on niisugune väga-väga fundamentaalne suurus. Temast võib tulla derivaate. Näiteks me võime siin analüüsida hoopis seda informatsiooni levikut mingis süsteemis, miks informaatikud seda ka kasutavad või terve rodu erinevaid süsteeme, millest ma varsti räägin. Aga point on see, et see ei pea olema energia. Mis tahes olukorras, kus on aine ruumis, millel on ainel on siis seal ruumis omadused, mida nad võivad omavahel vahetada, siis selles, kui me vaatame, et kuidas see vahetus käib, kui see on niisugune vaba vahetus, siis tekib paratamatult niisugune süsteem, et kus on mõistlik rääkida entroopiast. Kui tõenäoline on üks kindel konfiguratsioon selle vastu, mis on kõik muud võimalused. Ja kuna tõenäosuslikum on jaotuda igal pool laiali, siis see tavaliselt üle aja juhtub. Põhjus, mille pärast kohvi ei soojene, on see, et see ei ole väga tõenäoline, kohe üldse mitte. Võib ju, aga ei ole. Selles väljendubki entroopia kasvamine üle aja. Nii on lihtsalt kergem, nii on lihtsalt tõenäosuslikum. Ja see kehtib mis tahes suuruse jaoks, mitte ainult energia. Sellepärast entroopias ka nii mitmes valdkonnas räägitakse. Kuigi hakates füüsikast taga pihta, siis ta võib-olla tundub väga segane, et kuidas igale poole on pääsnud see termin. Et nüüd väga lihtsaks asi viia ja siis lõpus tulla näidete juurde, ma tahaks rääkida sellest, et tegelikult, nagu ma ütlesin, ta ei pea isegi olema mingi gradient suurus. Me võime rääkida sellest mingist binaarsest suurusest, et kas ämber on must või valge. Ja ütleme, et need ämbrid siis juhuslikult igas suunas võivad liikuda ja kallata, aga kui nad kallavad, siis värvid vahetuvad, näiteks see kallab siia, siis see on must ja see on valge ja nii edasi. Mis siis juhtub süsteemiga üle aja? Puht sellepärast, et jälle meil on mingid ämbrid ja värvid, siis me saame öelda seda, et on erinevad konfiguratsioonid, eks ole. Ja kui liikumine on võrdne ja vaba, siis mis see juhtuma võiks? Ma arvan, et kõik oleme nõus, et see konkreetne konfiguratsioon, kus on ilus rist mustadest ämbritest keskel, on palju vähem tõenäolisem kui selline konfiguratsioon. Juhuslikul kaootilisel liikumisel, nagu soojuse liikumine. See konfiguratsioon on palju rohkem tõenäolisem. Samas võib olla selline või hoopis siuke konfiguratsioon.
või siuke. Need kõik on tõenäolisemad kui see algne rist. Nagu intuitsioon võiks seda ju väita, eks ole, et see, et juhuslikult objektid liiguvad kindlasse struktuuri, ei kipu juhtuma. Kui te panite tähele, siis need viimased konfiguratsioon, mis ma näitasin, ma lihtsalt pöörasin tegelikult seda esimest juhuslikku ämbrite jaotust 90 kraadi kogu aeg. See on ka nüüd see, mille põhjal ma tahaksin anda teile mingi sort ülesande, eks ole, kui te oleksite koha peal siin, siis me saaks seda läbi vaadata paberi peal, aga nüüd on pigem niimoodi, et kes tahab, teeb kaasa, kes ei taha, vaatab, mis ma siin teen. Loodetavasti see seletab seda entroopia jaotusasja veel paremini välja. Ülesanne seisnebki selles pööramises, mida ma just tegelikult vaikimisi juba tegin selle konfiguratsiooniga. Et kui me näiteks võtaksime, me jälle vaatame kahte dimensiooni, eks ole, maailm on tegelikult kolmedimensionaalne vist ja meie vaatame 2 dimensiooni, siis see on loomulikult lihtsustatud, aga põhimõte kehtib. Ehk siis joodustage endale 5x5 ruudustik, näiteks midagi sellist. Et võtan siit maalt 1, 2, 3, 4, 5 siiamaani ja võt nii, siukse ruudustiku. Ja nüüd paigutada siia ruudustikku 10 siukest mummu, ehk siis on tühi ruut ja siis mumm näiteks. Siuke asi, niimoodi täita ära see ruudustik 10 mummuga. Ja üritada see täita ära niimoodi, et teie arust selle süsteemi entroopia oleks siis maksimaalne või minimaalne. Valige kumb. Ehk siis mida te intuitiivselt peaks mõtlema, et paigutage neid täpikesi siia ruudustikku 10 tükki niimoodi, et see tulenev konfiguratsioon oleks teie arust väga korrapärane või vastupidi korrapäratu. Ja siis ma näitan, kuidas seda hinnata tegelikult, kui korrapärane või korrapäratu ta on. Ja nüüd oleks päris loeng, siis ma saaks oodata, et inimese seda teeks, aga praegu äkki ma annan korra minuti, et seda joonistada ja nii kaua ma vaatan kähku üle, et kas on äkki midagi pakilist tekkinud küsimust selles internetiloengu vestluses. Nii, üks on, et taandub sellele, kas tähtede suurema energiaga ämbrid kosmoses nii-öelda tühjuses pole korrapärane. See on hea küsimus, sest siin küsimus on see, et millega sa defineerid oma kosmose ära, jah? Et kui suurt ala sa vaatad. Kui ma vaataksin näiteks ühte galaktikat, siis ta näeks välja siuke spiraal ilus, mingi struktuuris kui on. Vaatad lähemat ala, siis justkui on täpid juhuslikult. Ja. Ma veel ei reeda seda, võib-olla mõtled ise välja, milles küsimus on või milles lahend on, aga see on hea küsimus, seal on mõte taga ja entroopia sisu on selle võrra pärsitud. Ma varsti jõuame seda üle vaadata veel. Tõenäosus pole kõikidel tulemustel mitte võrdne, nüüd ma ei tea, mille kohta see käis, aga kui me räägime sellest, et kui oli see konkreetne üks punane ämber keskel ja siis tal on tõenäosus igas suunas välja veereda, siis tõenäosus igal konkreetsel suunal üks ämber ja tema ümber 18, 8 muud ämbrit. Siis tema jaoks, mis tahes sorti põrge või siis kallamine on igas suunas võrdväärne. Nüüd, kas see tähendab, et mis tahes konfiguratsioon on võrdne tõenäosusega? See ei ole vist päris nii lihtne küsimus, kuna see me räägime nüüd protsessist. Iga konfiguratsioon areneb välja peale mingit sammude arvu ja iga konfiguratsioon siis teatud sammude arvu tagant on eri tõenäosustega ja seal on kindlasti erinevus, kui kontsentreeruvaid pilte me vaatleme. Aga see läheb veidi laiemalt siukesse pikkade protsesside juhuslikkusesse. Praegu, kuhu ma tahan rõhutada, on see, et ainuke asi, mida tuleb silmas pidada, on see, et on ruum, on aine osaks on palju, ja siis neil on mingid omadused, mida nad vahetavad. Ja iga üksik vahetus on vaba valik, seda ei piira ega suuna mitte. Kui siuke olukord kehtib, siis saame rääkida entroopiast. Ja siis on paratamatult see olukord, et laiali on rohkem võimalusi kui sisse. Sest seesama idee, kui on mingi sfäär, siis sees on vähem ruumi kui väljas ja nii edasi, eks ole. Me räägime, kolmedimensionaalse ruumis see võib-olla isegi on natuke trigonomeetriga paremini mõistet, sest ruumala, eks ole, ei kasva lineaarselt, kui me väljapoole. See selleks. Jällegi, läheb liiga matemaatiliseks, see ei ole selle loengu eesmärk. Kogu point oligi, et väga-väga
põhimõtteliselt lihtsate näidete põhjal ja reeglite põhjal näidata, mis see entroopia on ja kuidas ta tuleb. Nii, nüüd on kindlasti piisavalt aega möödas, et vaadata seda arvutust. Kuidas see siis käib? See idee on täiesti meelevaldne ja põhineb sellele, et me võtame oma selle ruudustiku 5x5, pöörame 90 kraadi. Ja nüüd loeme kokku, mitmel korral see pööratud pilt erineb originaalpildist. Ja siis pöörame veel ja pöörame nii kaua, kuni me saame oma vana pildi tagasi. Mõned konfiguratsioonid, kui me pöörame juba 2 korda, 180 kraadi on sama pilt, mõnikord ei ole. Ja need on hoopis teised nähtused, kus kohas isegi 360 kraadi pöörates ei ole sama pilt tagasi, aga nendest me ei räägi. Need on olemas. Teeme niimoodi, näiteks, siin on üks konfiguratsioon, selline on originaal. Ja see on 90 kraadi pööratud. Ja kui ma nüüd loen kokku, erinev, 1, 2, sama mõlemad tühjad, sama mõlemad tühjad, sama mõlemad täidetud, sama 3, siis on samad, siin on 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sama. Ja esimese pöörde peal on 10 erinevust. Nüüd pöörate seda veel 90 kraadi ja võrdlete jälle. Ja siis veel kord jälle, kuni saate originaalpildi tagasi. Ja siis summeerite need erinevused kokku. Palun, entroopia hinnang. Kogu lugu. Kui see küsimus selle kosmose ja tähtede struktuuri kohta oli, siis siin natukene võib-olla juba aimata ära, millega tegu on selle entroopia mõttes, et kas on korrapärane või ei ole. Ja see sõltub mastaabist. Ja selline näiteks on teine konfiguratsioon. Erinevusi kokku 12. Juba peale teist pööret on vana pilt tagasi. Aga lugu. Entroopia madalam kui eelmisel. See oli silmaga ka natuke tajutav tõenäoliselt, et see esimese pildi konfiguratsioon on vähem korrapärane kui see. Aga kas sellest on veel korrapärasemaid asju olemas? Näiteks nüüd, kui te olete endal joonisid teinud, saate kodus hinnata. Mille pärast ma seda konkreetselt näitan, on see, et nüüd, kui ma siia joonised ma ennem tegin ka valmis, et mida ma tahtsin rõhutada sellega, kui ma ütlesin, et sõna korrapärane või korrapäratu, need on seotud entroopiaga intuitiivselt, aga need pole päris sama head, sest entroopia on palju täpsem termin. Selle konkreetse meelevaldse meetodi põhjal, konfiguratsioonide erinevuse jõudnates, kahes dimensioonis ainult diskreetses ruudustikus, siis kumb neist struktuuridest tundub olevat korrapärasem? Minule tundub see korrapärasem, aga selle meetodi kaudu arvutatuna on nende entroopia üks ja sama. Võite ise proovida läbi, eks ole, iga kord, kui te pöörate, need täidavad vanad lüngad ära ja ainukene, mis liigub siin ümber, on see üks mummukene. Ja see on sama palju muutusi kui need 3 siia seinast seina. Iga kord 6. See on põhjus, mille pärast mulle see arvutuse skeem meeldib, on see, et kuidas need konfiguratsioonid tekivad, selles ämbrite näites on see soojusliikumine, vabalt valitud suunad. Aga nüüd kuidas siis entroopiaga hinnata, milline suund on tõenäosuslikum või milline lõpptulemus on tõenäosuslikum, on vaadata, kuidas siis erinevad sorti konfiguratsioonid üksteisest erinevad. Siin konkreetselt me teeme seda, et me vaatame süsteemi eri nurga alt ja vaatame, et kui palju me suudame eristada seda. Kas me saame aru, et siit vaadates on see sama süsteem või tundub see mingi uus süsteem? Ja nüüd korrapäratutes süsteemides me vaatame iga nurga alt ja me ei saa aru, mis seal on. Me ei suuda eristada vana süsteemi ära. Tundub müra. Täpselt nagu selline mürane pilt on ka väga kõrge entroopiaga. Aga kindel kuup keset ruumi iga nurga alt näed, et see on ikka see kuup. Jah, see on ikka see kuup. Ja see on sama asi, mida me siin 2 dimensioonis matkime. Ja kusjuures täiesti meelevaldse süsteemiga. Ja kusjuures mis ühikud need on? 6 või 12 mida? Ehk siis see tähtede küsimus oli hea, et kui me vaatame kosmost ja tähed selles tühjas kosmoses, et kas need on korrapärased või mitte, oleneb kui sügaval vaadata. Kui vaadata tähe sisse, tohutud temperatuurid, aineosakesed paiskuvad igal pool ringi, kindlasti kaootiline. Kui vaadata ühte konkreetset tähesüsteemi, võib tunduda palju korrapärasem. Kui vaadata suuremat ala kosmoses, kus on mitmeid tähti ja lugeda neid nendeks eristatavusteks, ei ole päris kindel, oleneb, mis nurga all vaatad.
Ja galaktika jälle võib paista korrapärane, kuna eks ole sfääriline mingi kera, mingi kindel kujund. Entroopia on üldine termin, et me räägime ainult sellest, kui tõenäosulik mingi konfiguratsioon on, aga see, kus tasemel see konfiguratsiooni hindad, on täiesti sinu valik. See on subjektiivne. Ta on esile kerkiv nähtus, mida ei eksisteeri kusjuures ühe osakese jaoks. Eeldus on see, et meil on mitu osakest. Kui meil on üks ruumis, kogu maailma ruumis on ainult üks aatom, mis entroopiast me räägime? Me ei ole midagi, mille vahel võrrelda. Ja sellepärast on entroopia ainult sellest sõltub, et mis mastaabis ma vaatan ja mis asju ma eristan. Kui suur on see ruum, kus on need osakesed ja mis on see omadus, mida ma eristan. Kui need on ära pandud paika, siis saame rääkida entroopiast. Ja ta on suhtarv. Nagu ka statistilise termodünaamika juhul seal oli pandud ühik juurde ainult Boltzmanni konstanti. Kõige olulisem ongi see, et tegelikult tekib mis tahes nähtuste juures, kus mul on, rõhutan juba mitmenda korda, mul on ruum, kus saavad paikneda mingid aineosakesed, mingid kandjad, mingid ämbrid. Ja nende ämbrite sees on midagi, mida nad saavad omavahel vabalt vahetada. Kui on selline olukord tuvastatav, siis entroopia saab arvutada ja selle saab teha hinnanguid. Mõned kohad, kus seda saab kasutada, on see, et kui me rääksime sellest tähtedest, et algusest, päris loengu algused, et on see kosmiline ruum ja on need tähed ja enamus osa on külm. Siis eks ole üle aja, siin tuleb nüüd mängu see soojuskiirgus, millest me ei rääkinud. Kas soojuskiirgusena kiiratakse välja, kuigi ütleme, et on vaakum ja sinna pole millegagi põrgata näiteks, siis kiirgus ikka läheb. Ja siis üle aja ikkagi, kuna ümberringi ühel kerakujulisel tähel on rohkem ruumi kui sees, kiiratakse välja. Üle aja energia kõik vajugub ühtlaselt laiali, must miljardeid aastaid, pluss tuleb veel mängu erinevaid kosmoloogiast asjaolusid nagu paisumiskonstant, sellest me ei räägi. Isegi tavaline süsteemis see lõpuks valuks laiali, sest nii on lihtsalt tõenäolisem. Ja reeglid ütlevad, et igal poole saab vabalt liikuda. See on siis üks asi, mida entroopia võib meil öelda tuleviku kohta universumi skaalal või tuleviku kohta kuuma kohvitassi peal laua peal, laiali valgusenergia sealt. Ja veel on kohti, kus entroopiat saab kasutada, kuna ta põhineb ainult konfiguratsioonide võrdlusel tegelikult, on palju rakendusi. Näiteks neuroteadustes on minu arust üks kõige vahvamaid olukordi on see, et kui ma saan mõõta mingi tegevuse peale inimaju või loomaju reaktsiooni mitmest erinevast piirkonnast, siis entroopia järgi ma saan võrrelda neid andmeridu ja vaadata, et kas ühest süsteemist teise kandus mingisugust informatsiooni selle entroopia alusel või mitte. Ja selle järgi ma saan hinnata seda, et millised ajupiirkonnad ise üksteisega räägivad ja millised mitte. Kõik statistiline, aga idee on see sama. Ma saan võrrelda, et kui nüüd need kaks ala korraga töötasid, et see läks järsku väga palju vähem kaootilisse konfiguratsiooni kui teised alad ja seal järelikult ma saan selle alusel midagi teha. Ka majanduses tegelikult päris palju entroopia põhilist statistilist analüüsi rakendatakse juba ammu majanduses, kus näiteks väga lihtne küsimus. Kui Pauligi kohvi tõstab oma hinda, kas siis teised brändid muudavad seda järgi või muutusid nad iseenesest või jäävad nad paika. Kui ma mõõdan selliseid nende hindu üle mitme aasta näiteks ja teen sellist analüüsi, uurin erinevate andmeridade entroopiat, ehk siis andmerida koosneb, ütleme, iga kuu tagant Pauligi hind ja mingi teiste kohvibrändide hind, siis ma saan analüüsida seda, et kas üks või teine bränd mõjutab teiste hindi ja kui palju. Poliitikas kindlasti alati informatsiooni levik, entroopia üks põhilisi tuntud terminid, millega ta seotud on, kui mul on teada mitu erinevat piirkonda, kus mingi informatsioon välja tuli näiteks. See Facebooki leht jagas sellist informatsiooni peale seda, kui see inimene jagas sellist informatsiooni ja nii edasi. Entroopia kui kontseptsiooni mõistes võin ma kasutada seda, et statistiliselt näidata, kes kellel enne mida rääkis. Võib-olla kuritarvitatavam idee, aga see on statistika. Ja kui me mõtleme nüüd selle peale, et kogu see asi valeb laiali valgumisel, siis elu, meie ju kogu aeg kulume. Iga elusorganism kulub ja mida me teeme selleks, et me ei kuluks, me võtame energiat igale poole jälle sisse, et ennast taastada. Aga miks me lõpuks nagu maha voolab ja nii edasi, see on samamoodi entroopia nähtus. See on omaette pull pikk teema, kuidas elusorganismid ja entroopia vastupidi käivad. Et elu on tegelikult selline protsess, mis ise ennast korrapärastab. Tema on see kohvitass, mis ise kuumemaks läheb, aga ta läheb ainult selle arvel kuumemaks, igal pool mujal läheb kõvasti rohkem jahedava. Väga nõrkade terminitega rääkides. Ja tegelikult, kui eluprotsess töötab vastu üldisele entroopia laienemisele, siis selle arvelt, et kuskil mujal suureneb veel palju rohkem. See on nüüd termodünaamikas soojus
nähtuste juures tunda kindlasti, kui keegi seda on läbinud just hiljuti. Mõned inimesed on vaadanud seda elutegevust kui puhtalt tagajärgi entroopilistele protsessidele, aga see on niisugune filosoofiline mõtis rohkem. Mida ma siin tahan peamiselt rõhutada, on see, et entroopia on mis tahes valdkonnas võimalik rakendada, puht sellepärast, et me tegelikult räägime ainult sellest, et on ruum, on aine seal ja neil on mingid omadused, mida nad üksteisega vahetavad. Kohe on erinevad konfiguratsioonid, on erinevad tõenäosused mingite konfiguratsioonide saavutamiseks ja sealt asjad lihtsalt kulgevad. Kui te seda mõistate, siis mis iganes olukorras tulevikus loodetavasti, kui teile tuleb ette termin entroopia mingite keerukate valemitega, siis te saate aru, et see peab põhinema samasugusel loogikal. See on lihtsalt kogu definitsioon. Entroopia on tõenäosuslikkuse järgi erinevate protsesside realiseerumine. Kui ma viskan 10 korda münti, mis on tõenäosus, et ma saan järjest 10 kulli? Väga vähe. Paberi peal tundub see väga struktureeritud asi olevat, et ütleme, et 1 on kull ja 0 on kiri, et rida ühtesid. Väga struktuurne. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, see on vähem struktuurne. Palun, ühes dimensioonis entroopia analüüsi tee palju tahad. Sellepärast, et lihtsalt iga kord, kui ma viskan, ei ole ikka väga tõenäoline, et ma järjest kulli saan. Sama asi selles 2-dimensioonis ämbritega ja nii edasi. Aga olgu. Siis küsimused. Üks küsimus on see, et ja elu siis negentroopia, see on hea termin. Negentroopia on hea termin, et selles suhtes, et tagurpidi liikuv korrapära. Kui te mõtled selle peale, siis jällegi oleneb, kui suure süsteemi defineerime, aga kui me suudame, esiteks me ju ei tea näiteks, et kus kohas universumi lõpeb. Me päris ei tea, kas ta üldse lõpeb. See on omaette debatt. Aga ütleme, et alguses meil on mingi suur kast, mis ongi universum, siis sisuliselt võiks vaadelda seda olukorda ka niimoodi, et universum tekkis ja siis seal oli mingi kindel kogus negentroopiat. Entroopia on miinusmärgiga lihtsalt, vastupidises suunas liigub. Ja siis, kui elutegevus käib, siis see negentroopiat kulutatakse ära, kuni ta saab otsa. Ja see tähendab siis seda Clausiuse entroopia termini järgi, et soojust hulka ei saa enam selle universumi temperatuuri juures üldse üle kanda. Entroopia ei saa enam muutuda, ta on jõudnud oma maksimumi. Igasugune soojusmasin, eks ole, mis töötab mootorid või inimene ise, siis me teeme niimoodi, et meil on kuskil on madalam temperatuur, kuskil on kõrgem temperatuur. Ja selle tõttu saab toimuda mingi suunatud liikumine erinevate gruppide aineosakeste vahel. Ja see paneb liikuma meil mootorid. See on lõpuks mikroskoopiliselt sama asi, mis paneb meil keha genereerima ATP rakke, mis liiguvad mujale ja varuvad rakke energiaga ja nii edasi. Kõik taandub sellele, et sul on kontsentratsioon erinev ja sealt saab kanduda asju üle. Nii kui enam igal pool on ühtlane keskmine temperatuur ja sul ei ole ühtegi punkti, kus on rohkem kui mujal, siis ei saa enam toimuda mingit sorti mõistliku soojushulga ülekanne. Ja see on võrdne selle oluga, kus meil on kogu pilt on kirju ja sina tahaksid saada ühte kohta käputäia kõvasti energiat ja oota, see ei juhtu. Nii ei ole lihtsalt tõenäosuslik juhtuma. See on nii-öelda universum lõpp selles mõttes. Kas energia on igavene? Raske küsimus. Vist küll, jah. Oleneb sellest, milline on universum kui ise, milline ta on. Aga ma olen üsna veendunud, et jah, mis tahes konfiguratsioonis. Kuid kindlasti leidub mingeid inimesi, kes pakuksid välja mingisuguse huvitava teooria avatud universumist, kus kohas väljas on mingi suurem kast, see läheb juba keeruliseks kätte ära. Plus kui me räägime mingitest multiversumi ideedest, mis on viimasel ajal jälle popiks muutunud, kas seal see kehtib? Üldjoontes mingis üldisemas skaalas kindlasti jah, sest ei pääse üle ega ümber siiamaani energiajäävusseadusest. On mingi kogus, ta vahetab oma vormi, aga ta jääb. Ja isegi kui keegi leiab viisi, kuidas seda murda mingi multiversumi kaudu, siis küllap ta üldisemas multiversumite skeemis jääb jälle paika ja nii edasi. Ma isegi ei tea, miks ma ta nii laiali jäin. Võiksid lihtsalt öelda, et energiajäävusseadus ütleb, et jah. Ja siiamaani ei ole ühtegi nähtust, mis seda seadust murraks. Üks küsimus päris alguses oli avatud süsteemi kohta. Jah, kui me räägime termodünaamikast, siis me defineerime ära erinevad sorti süsteemid, kuna me peame piiritlema seda, mida me vaatleme. Näiteks maakera, elumaal, me ei ole avatud süsteem. Sellepärast, et näiteks esiteks taimed kasvavad mille arvelt, päikeseenergia arvelt. Mingi loom sööb taime, meie sööme näiteks ka looma ja see energia kandub küll edasi, aga väljast poolt tuleb sisse kogu aeg. Päike, meie täht
kütab maad kogu aeg ja me kulutame seda energiat ja seda gradienti ära, jahutame teda maha tööd tehes, kanname energiat üle, aga me saame väljast juurde. Nüüd, kui me võtame mingisuguse suletud süsteemi, siis see on tinglikult võib-olla, kui me võtame ainult päikesesüsteemi, paneme sinna suure kasti peale, me võime seda tinglikult vaadelda kui mingit suletud süsteemi, sest mõju siis päikesesüsteemi välistelt tähtedelt energia osas on võib-olla piisavalt tühine. Ka praktikas me peame tegema selliseid mugandusi, et nimetama teatud süsteemi suletuteks, kuigi ükski süsteem päriselt ei ole suletud, sest mingit sorti ülekanne toimub alati. Mis tahes kasti ma ehitan, see kast koosneb ainest. See aine allub füüsikaseadustele, see aine kannab energiat edasi. Ka, eks ole, kui meil on termosed, termos võiks ju olla nagu suletud süsteem, mis hoiab oma energiat paigale, ei anna seda välja. Ka need on, eks ole, erineva kvaliteediga. Natukene ikka lekib. Alati natuke lekib. Kui tahes hästi me kinni asjad panema, ikka see entroopia kasvab. Termos on hea näide selleks, jah. Me üritame hoida seda keskmist ämbrit paigas, et seal on energia kogu aeg koos. Natuke ikka lekib. Aga siis aitäh kuulamast, ma loodan, et oli põnev ja kui on lisaküsimusi, siis ma arvan, et isegi pärast võib videole alla panna, äkki ma vaatan video uuesti üle mingil hetkel ja vastan edasi küsimustele, kui on kellelgi tekkinud midagi.